Mõned märksõnad algavast saatest. TPT filmifestival 2019, õpilasesinduse uus juhatus ja Print Touch 2018. See on TPT TV12 otsesaade 17. detsembril. Tere, head vaatajad! Minu nimi on Oliver Erlich ja mina olen TPT TV12 otsesaate saatejuht. Enne kui alustame, vaatame üle, millest tänases saates räägime. TPT filmifestival tuleb taas ja juba 4. korda. Meie kool korraldas 8. korda järjest suurt rahvusvahelist kujundusgraafika ja trükki ettevalmistuse võistlust Print Touch. Käimas on Wikedi fotoprojekt. Mida see endast kujutab? Sellest tulevad meile rääkima fotokursuse õpilased. Novembris korraldasime koostöös Trakadeemiaga meie koolis loovkirjutamise konverentsi. Stuudiosse tuleb Trakadeemia juhendaja Mihkel Seeder. Õpilasesinduse uus juhatus sai ametisse. Mis on nende plaanid? Alustati juba TPT filmifestivali 2019. aasta korraldamist. Minuga on ühinenud stuudios 2018. aasta üks kohtunikest Mihkel Seeder ja filmifestivali kommunikatsioonijuht Elo Koidu. Kõigepealt Mihkel, sina olid üks kohtunikest möödunud filmifestivalil. Kuidas sa hindasid neid töid, mis eelmisel aastal esitati? Kuna ma ise olen tegev teatrimaastikul, siis ma ei osanud väga midagi oodata, aga ma pean ütlema, et tööd väga üllatasid mind. Ennekõike tehnilise kvaliteedi pealt, et see montaaž, eriefektid, kaamera nurgad, asjad, see oli tõesti, vaatasin, et annab minu jaoks Eesti kontekstis profidele ka silmad ette. Et see oli väga uhke. Ja teine, mis mind üllatus, oli selline žanriline valik. Et üsna palju oli kas midagi horrorilaadset või märulit, mis on nagu keerulised žanrid, tehnilised žanrid. Et need olid tõesti suured üllatused selle festivali tööde puhul. Ja kuidas sa filmifestivali kui sündmusega rahule jäid? No jällegi, ma pean ütlema, et ma enne ei olnud sellest festivalist teadlik ja see, kuidas see tiim on kokku saanud, selle žürii, need auhinnad, kõik see gala, kõik, mis seal juures on ikka suureline asi, see annab kaalu ka nendele töödele ja mis siia saadetakse. Et ma olen üsna veendunud, et nii mõnigi noor tegija saab siin tulla tiibadesse. Räägime nüüd tulevasest aastast. Elo, räägi palun, mis asi on TPT filmifestival? Nagu paljud meie õpilased teavad, siis TPT filmifestival on üle-eestiline konkurss suunatud just koolinoortele, et nad saaksid siis oma töid näidata laiemale publikule. Kes saavad osaleda ja millised on siis need osalemistingimused? Osaleda saavad kõik Eesti üld- ja kutsekoolide õpilased ning osalemiseks tuleb siis registreerida ja esitada kuni 15-minutiline lühivideo ning meil on valikus 5 erinevat kategooriat, et igaüks tõesti leiab midagi. Ja kuidas saab registreerida ja mis ajani registreerimine üldse kestab? Kõige lihtsam oleks minna meie kodulehele filmifestival.tptile.ee/osalejale, kus on kogu info ka sellest, mida ma praegu rääkisin, seal registreerida ning see on avatud kuni 5. veebruarini. Ning kas galal ka mingisuguseid suuri muudatusi on oodata? Me üritame iga aasta ikka midagi uut ja sellist lahadat korda saata, et praegu ma ei saa veel midagi öelda. Nii et kõik filmihuvilised osalege. Nagu öeldud, siis registreerimine lõpeb 5. veebruaril 2019. Elo, aitäh saatesse tulemast. Mihkliga kohtume saate jooksul veel kord. 21. 23. novembrini korraldasime 8. korda järjest suurt rahvusvahelist
kujundusgraafika ja trüki ettevalmistusvõistlust Print Touch. Teeme tagasivaate sellele suurüritusele ja siis jätkame stuudios juba teistel teemadel. Tallinna Polütehnikumi filmifestival tuleb taas ja seekord juba 4. korda. Registreerimine on avatud ja kestab kuni 5. veebruarini 2019. Rohkem infot registreerimise kohta saad TPT filmifestivali Facebooki ja kodulehel. Kasuta võimalust näidata oma tööd suuremale vaatajaskonnale. Minuga on stuudios liitunud fotograafiaõpilane Jürgen Niit, kes on osalenud Wikedi fotoprojektil. Räägi, mis projektiga on tegemist? Tervist, see on Euroopa fotograafide õpilaste koostööprojekt arendamaks nagu fotograafiat Euroopas. Kes on selles projektis siis ka partnerid? Meil on seal 5 riiki, Eesti, Läti, Slovakkia, Belgia ja Holland. Ja mida selles projektis täpsemalt tehakse? Projekt on selles suhtes huvitav, et igast riigist 5 õpilast ja 2 õpetajat siis saadetakse kuhugi partnerriiki. Näiteks ise käisin Belgias, kus siis see riik, kes meid vastu võtab, korraldab siis mingisuguse õpitoa või töötoa ja siis arendame seal fotograafia oskusi, kas siis fine art, toode, inimesed, mis iganes nagu. Mida see projekt teile andis? Mulle isiklikult, esiteks sealt oli head tuttavad juba, ühistubidega head tuttavad ja tänapäeval ma arvan, et see rahvusvaheline tutvus on nagu hea. Eriti Euroopas, kui tahad nagu ringi vaadata ja mujal töid ka teha, et sa tead, et seal on keegi ees, kes on sama huvi ja sama eriala peal. Kuidas see projekt lõpeb ja millal? Projekt lõpeb Eestis, Tallinnas aprilli viimane nädal 2019 ja siis me loodame projekti materjalidest teha ühe õpiku. Õppematerjali e-keskkond ja projekt lõpeb suure näitusega, kus siis iga õpilase üks foto vähemalt on see näitusel esitatud, näitleb kokku kuskil 120, ma arvan.
mida sa arvad osalemisest erinevates Erasmus Plus projektides? Ma arvan, et kindlasti tuleks sellest osa võtta ja nii palju kui võimalik, et ma saan aru, et mis on natuke vanem, et ma ei ole 18 ega 19, et nooremad kindlasti kardavad natukene või pelgavad, aga samas, kui sa viiekesti lähed sinna oma grupikaaslastega, kellest on saanud kas head tuttavad, siis ma arvan, et see on igatahes väärt kogemus ja ei maksa seda karta, eriti kui seda korraldatakse sulle veel. Aga aitäh stuudiosse tulemast ja seda projekti tutvustamast. Aga palun. Nüüd liigume edasi Trakadeemia loovkirjutamise konverentsi juurde. Loovkirjutamistöötoad. Minu nimi on Mihkel Seeder. Minu funktsioon on aidata teid sellest päevast läbi, et kui teil tekib küsimusi, te soovite esitada esinejatele ja edasi, siis selleks ma siin olen. Või kui teil on ka mingeid muid probleeme vaheajal, pausil, midagi organisatoorset, siis võite minu poole pöörduda. Oma tegutsemise aja jooksul oleme me kuulnud ja saanud teada, et on erinevaid loovkirjutamisega tegelevaid inimesi ja organisatsioone Eestis. Aga kuidagi on kujunenud nii, et meie valdkonnas ei ole sellist väga suurt omavahelist suhtlust. Inimesed ei tule kokku, inimesed ei jaga praktikaid. Sellel ei ole mingisugust konkreetset põhjust. Trakadeemia on siis kõige kauem järjepidevalt ja süsteemselt tegutsenud loovkirjutamiskool. Eesti kontekstis tõi Trakadeemia esimesena pildile näidendite dramatiseerimise, stsenaristika õpetamise ja seda laiale huviliste hulgale. Ja see oli seni siis olnud päris puudu või võimalik vaid neile, kes õppisid ülikoolide juures vastavaid erialasid. Aga sissejuhatuseks ütleks juba ära kokkuvõtlikult, et tegelikult loovusest kui sellisest räägitakse meil liiga palju. Et võiks öelda, et see mõiste on mingis mõttes lausa lõhki räägitud ja seeläbi võib-olla ka, nagu minu edasisest jutustki järeldub, mingis mõttes sisust tühjenenud. Aga kui tahta midagi õpetada, siis peab ju suutma ennem seda fenomeni kuidagi piiritleda. Why I'm talking about this professional program? Because all except one, our playwright is from this bachelor program in Latvia. All our young playwrights are graduated my program. Okay, yes, and only one guy is from actors. Novembris koostöös Trakadeemiaga korraldasime Eesti esimese loovkirjutamise konverentsi. Stuudiosse on tulnud Trakadeemia juhendaja Mihkel Seeder. Mihkel, räägi palun kõigepealt Trakadeemiast. Trakadeemia on loovkirjutamiskool, mis sai alguse ühekordsest näidendi kirjutamise töötoast, kursusest. Ja Siret Kämpel, kes seda vedas, sai nii head tagasi, et mõtles, et teeb edasi. Tänaseks 10,5 aastat hiljem oleme jõudnud selleni, et see on ikkagi järjepidev kool, kus žanriline ka see on laienemine toimunud, et näidendi kõrval on ka stsenaristika, ka proosa ja kõik muud teemad, mis külgnevad loovkirjutamisega, et asi on muutunud päris suureks ja järjepidevaks. Eesti esimene loovkirjutamise konverents, mida see endast kujutas? Jah, et siin tegelikult eelolevas klipis öeldi mitu ideed juba ära, aga see mõte on just sama, et loovkirjutamine ei pea olema kasulik ainult nii-öelda inimesel, kes soovib saada kirjanikuks. Loovkirjutamine sisuliselt või metoodiliselt võib kasulik olla kõikvõimalike valdkondade esindajatele ja seda me selle konverentsi raames ka nägime, sest me ettekujutus, kui palju inimesi siia konverentsile võiks tulla, ületati
kordades. Sellepärast me jõudsimegi siia Polütehnikumi majja, et me lihtsalt see algne koht, kus me tahtsime seda konverentsi korraldada, oli liiga väike. Et me saime veel kord kinnitust meie oletusele, et see on väga lai teema ja muidugi see teine eesmärk kutsuda kokku esmakordselt inimesi, kes tegelevad loomkirjutamise õpetamisega. Et see oli niivõrd südantsoojendav ja tore näha, et kuigi me oleme erinevate taustadega, siis tegelikult need põhiväärtushinnangud või põhimõtted on väga sarnased. Nii et ma usun, et edaspidi me saame olla üksteisele kasulikud. Kuidas korraldustöö koostöö Polütehnikumiga muidu sujus? Taeva manna. Nali naljaks, aga ma nüüd ka akadeemiast laiemalt öeldes, ma olen viimase aasta jooksul sattunud siia majja uskumatult palju. See filmivõistlus, ma sain ka Print-Touchist osa nüüd see ja ma olen piinlik öelda, et veel aasta tagasi pole mul õrna aimugi, mis siin tehakse ja mis võimekus siin hoones olemas on, et kogu videoülekanne, kõik, mis sellega kaasas käis, rääkimata kõik muud organisatoorsed küsimused, et siin on juhendajad, siin on õpilased, kes nii kiiresti koopereeruvad, on suutelised kiireteks muutusteks ja muidugi oskus kõik võimalike probleemidega toime tulla. No see on tõesti, see nimetlusväärne ja suurt jõudu teile edaspidiseks. Aitäh Mihkel saatesse tulemast. 10.–14. detsembrini toimus meie koolis jõulunädal. Vaatamegi, mis sellel nädalal koolis toimus. Millised sündmused jõulunädalal jooksul meie koolis aset leiavad? Esmaspäeval toimus meil siis kringlijooks, ehk siis fotojaht. Täna võib meid näha siis koolifoyees tegemas jõululoosi. Siis homme on meil siin samas foyees pildistamine Kuuse juures. Võib tulla, siis pilti teha. Ja neljapäeval ja reedel on meil siis kooli peal jõuluvane ringi käimas, et temaga pilti teha, Instagrami laadida. Kelle toetuseks seekord raha kogutakse? Sel aastal läheb meil raha MTÜ Minu unistuste päev, mis on siis haigetele lastele, et aidata neil korraldada siis nende unistuste päev, mida nad muidu ei saaks võib-olla, kui nad on haiglaseinte vahel kogu aeg. Kuidas selline valik tekkis? Me lihtsalt valisime, istusime, vaatasime, kes võiks sellel aastal saama need raha ja siis meile väga meeldis see idee, et lapsed saavad oma unistused ellu viia. Meiega on stuudios liitunud ABB-st Mari Tammesalu. Tere, Mari! Tere! ABB-s on tulemas avatud uste päev. Mis sellel päeval täpsemalt toimub ja millega ABB üldse tegeleb? ABB on automaatika energeetika valdkonnas tegelev ettevõtte, rahvusvaheline ettevõtte ja meil on tehased Jüris ja sinna me kutsume siis õpilasi külla, et näidata, millega me täpsemalt seal tegeleme, et oma alaspetsialistid räägivad ja kutsuvad siis ka praktikale, kuna järgmisel aastal on meil plaanis rohkem kui poole võrra suurendada praktikantide arvu, siis selle jaoks kutsume külla. Aga kes on avatud uste päevale oodatud? Avatud uste päeval on oodatud kõik õppurid, kes tahaksid praktilist kogemust saada meie ettevõttes, et kes iganes on huvitatud inseneeriast näiteks, kes on huvitatud mehhatroonikast, miks mitte turundusest ja kommunikatsioonist, et neid alasid on väga mitmeid. Kuidas registreerimine toimib? Registreerida saab meie kodulehel ja see info tuleb ka koolidesse tõenäoliselt selle nädala jooksul, et sellest nädalast saab hakata registreerima. Aga aitäh stuudiost tulemast, Mari Tammesalu. Nüüd aga minu poolt väike muusikaline vahepala. Mõned teist ehk ei tea, aga kevadisel TPT filmifestivali gaalaõhtul esinesin mina kitarrisaatel 2 lauluga. Täna pakun teile vaatamiseks ja kuulamiseks enda etteastet loost Entertainment. All we are is entertainment caught up in our own arrangements. Tell us what to say and what to do. All we are pretty faces, picture perfect, bottled rage, packaged, synthesized versions of you. We've all made petty fortunes, but we can't afford a life confined to pull out quotes in hotel rooms.
They all scream California and its toppling empire. Can't you see the end is coming soon? Come one, come all, the new sensations, guarantees and obligations. Spotlights follow every single move. Basking here on 10-foot stages, pouty lips and oh so jaded, all as if we have something to prove. Despite these petty fortunes, we still can't afford a life, confined to pull out quotes in hotel rooms. They all scream California and its toppling empire. Can't you see the end is near? And if we cared at all about this unknown plight, then we do something more to finally make this right. Is this only entertainment? Pull the curtains, places, please. We learn to sing and dance and cry on cue. But this is more than entertainment in a world so sick with pain. This is the only thing that's real or true. We've all made petty fortunes, but we can't afford a life, confined to pull out quotes in hotel rooms. They all scream bloody murder over graves already dug, but can't you see the end? Oleme järjega jõudnud õpilasesinduse juurde. Minuga on liitunud õpilasesinduse juhatuse esimees Eerik Talviste. Ei hopsti. Eerik, sina olid ka eelmise juhatuse esimees. Kui sa peaksid 2 lausega kokku võtma eelmise juhatuse tegevused, mis need oleksid? Eelmine juhatus oli väga sihikindel, väga järjepidev ja väga konkreetne. Muidugi veidike tagasihoidlik, aga minu arust väga innovaatilised ideed tulid ja väga palju saidi korda tehtud ja väga õnnelikult saime läbi elatud minu arust. Väga lõbus oli. Aga liigume tänasesse päeva. Viimasel üldkoosolekul sai paika uus juhatus. Kes siis kuuluvad uude juhatusse? Uute juhatusse kuulub, nagu alati on 7 inimest, aga muidugi kõiki nimes vist üle ei hakka käima. 3 inimest on muidugi samad, üks vaatas veidikene oma kohta, aga ikkagi siiski juhatusse ja 4 uut inimest siis praktiliselt. Ja kõik on väga aktiivsed, väga uued, väga entusiastlikud ja loodetavasti jääme ka niimoodi aja lõpuni. Ja väga palju uusi ideid tuli meile ja praegustki juba kipub väga ägedaid ja niisugused suure ulatuslikke ideid tulema, et huvitav, kas me saame üldse kõiki teha. Millised eesmärgid on uus juhatus endale seadnud? Eesmärke on väga palju, eesmärke on igasuguseid ideid selles võttes jagunud on nagu täitsa palju. Ja eesmärgin on kõik nad ära lahendada ikkagi, üles tulla. Muidugi on tulnud ka neid ideid, kas on küsimus, et kas me suudame seda teha, aga vaata, seal ongi küsimus, et ikka teeme, ikka proovime. Et pole sellist asja, et ei proovi ja ikka lähme sujuvalt edasi ja eesmärgi kindel. Aga aitäh stuudiosse tulemast õpilasesinduse juhatuse esimees Eerik Talviste. Tallinna Polütehnikumi filmifestival tuleb taas ja seekord juba 4. korda. Registreerimine on avatud ja kestab kuni 5. veebruarini 2019. Rohkem infot registreerimise kohta saad TPT filmifestivali Facebooki ja kodulehel. Kasuta võimalust näidata oma tööd suuremale vaatajaskonnale. Selline oligi TPT TV 12. otsesaade. Täname vaatamast ja soovime teile rahulikke jõule.